Mhm. Nii, ja uuesti siis jagan seda ekraani. Katsun nüüd siis natuke kiirendada tempot. Nii, kus me jäime? Et karusselli rääkisime ära ja siis ongi, et edasi võtsin selle mere ja saar meres, et meri on siis nagu rände sümbol ja eluteekonda sümboliseerib ja saar on siis nagu puhkuse ja rahu sümbol, koht, kus puhata rahulikult ja loodust nautida näiteks. Ja päike selle taustal sümboliseerib siis eluenergiat ja uusi algusi, mida reisid tihtilugu endaga kaasa toovad. Samuti tõin siia kõrvitsa, külluse sümboli, millest juba rääkisin. Ja siis erinevad vaatamisväärsused, et jällegi seda reisi energiat siia sisse tuua. No nendest saate ise ka lugeda, et ma ei hakka siin praegu selle peale pikemalt aega kulutama. Ja rahapuu siis panin ka kasvama siia nurka. Kusjuures see tuli, praegu vaatangi, et täiesti intuitiivselt, kui rahatsooni, et kui võtta Feng Shui järgi, siis rahatsoon on, kui jagada üks ruut 8 sektoriks, siis rahatsoon on just ülemine vasak nurk. Et see mandala sobiks ka väga hästi sinna panekuks. Või siis abistajate tsooni, reiside tsooni, mis on selle vastas siin. Esimene parem nurk siis. Et kui ära värvite, siis teate, kuhu asetada. Nii, ja ka siis võtamegi järgmise slaidi. Et ma võin teile need slaidid saata ka võib-olla, kui soovite pärast, et kui praegu läheb kiirustamiseks, et siis saata need teile ka Annikale, et saadab teile edasi. Et kiiresti siis räägin, et tõin välja need olulisemad värvid, mis siis mõjutavad meie energiakeskuseid. Ja võite. Et edasi saate, jah? Väga hea. Ja siis punane annab siis sellist sisemist energiat, on kirglik, innustav värv, juurtšakra värv. Tugevdab ka muide immuunsüsteemi, eriti praegu väga kasulik kanda palju punast. Oranž on siis kollase ja punase segu. Soe ja kuum värv. Pisut ka juba rääkisin kollase värvi mõjust meie seedimisele ja kaalu langetamisel abiks. Just tänu sellele, et on sakraaltšakra, kollane oli päiksepõimiku värv. See oranž on sakraaltšakra värv. Vabandust, kiirustades läheb natuke sassi. Et oranž on selline ergutav ja tuju tõstev värv. Ja tõstab meie sotsiaalset aktiivsust siis. Kollane. Kollane värv on siis see päiksemõimiku värv, mida ma välja tõin, et tugevdab siis ka see eedesüsteemi läbi päiksepõimiku. Sisemise jõu, õnne ja külluse värv siis nagu. Sisemise jõu ja õnne värv seotud lootuse ja rõõmuga. Roheline on jällegi segu kollasest ja sinisest, esindab tasakaalu, rahu, harmooniat, kasvamist, kevadet. Südametšakra värv, kellel on tugev südametšakra, need on väga osavõtlikud, kaastundlikud inimesed. Ja vastupidi siis, kellel on nõrgad, need on sellised enesekesksed ja riiakad. Nemad peaksid kindlasti kandma rohkem rohelist värvi, et oma südametšakrat tugevdada.
südametšakrale on tegelikult veel teine värv ka kõrval, on roosa, mis siis nagu kaitseb. Roheline tugevdab ja roosa kaitseb südametšakrat. Ja sinine on siis taevavärv, veevärv, unistamise ja unistuste värv. Samuti tõstab enesekindlust, autoriteetsust. Et tähtsatele ärikohtumistele tasub panna sinine selga. Annab sellist enesekindlust ja autoriteetset hoiakut juurde. See on kõritsakra värv, mis aitab meil luua siis välise maailmaga nagu sidet, ennast paremini väljendada. Nii kõnes kui ka muidu. Ja jällegi praegu külmetushooajal tasub hoida näiteks sinist salli endal, et kaitsta just kurgu haiguste eest ennast. Indigo sinine on siis otsmiku tšakra värv, tugev sinine, millel on ka veidi punast hulgas, tähistab teadmisi, kõrgemat teadlikkust, oma piiride haardamist. Jällegi sissepoole pööratud pilk, selline meditatiivne olek. Violettne värv on siis kõige ülemine kroontšakra, segu sinisest ja punasest, esindab nii inni kui yangi ehk siis meesenergiat, naisenergiat. Tugev teadlikkus endast, sisemine intuitsioon on selle värvi mõju all. Ja ongi, et kui on tugev kroontšakra, siis inimene on väga intuitiivne, loov, hea keskendumisvõimega. Samuti seotud tihti ka kunsti ja religiooniga. Ja tihtilugu ka väga andekad, samas väga tundlikud inimesed. Aga sellega ongi praegu minu poolt kõik, et siin on mu kontaktid. Olete julgelt oodatud nii kirjutama kui kodulehti külastama, kui ka mu Facebooki, Instagrami, YouTube'i jälgima, et see video läheb samamoodi üles nii siis YouTube'i kui ka minu Facebooki, Instagrami lehele. Oota, Kristi, ma ei lase sind ära. Ma tahan veel küsida su käest ühte küsimust, et kui me hakkame seda mandalat nüüd joonistama, on ju värvima, eks? Siis kas me lisame kõikidele nendele asjadele nagu need värvid selle järgi, et mida nad siis nagu annavad? Ehk siis, kui näiteks punane ongi nagu kirglik värv, siis ma lisangi, ma ei tea, ükskõik, mis ma panen lennukile, panen näiteks punase värvi sellepärast, et ma tahan luua selle teema. Reisikirge just. Ja, et üks variant on see, et kasutada neid, ühendada värvid, et rahavärv näiteks öeldakse, et on roheline. Samas kõrvits on selline, et ta oleks ikkagi küps, on oranž, et selline valmis kõrvits. Et üks variant on see, aga väga palju kuulake oma sisetunnet, et tegelikult teie sisetunne ütleb ära kõik need värvid, mida teil vaja on. Et me vaatame mingit valdkonda ja siis, mis esimesena nagu silme ette lööb, näiteks mingi, et lööbki rohelise värvi siis ja värvingi roheliseks ja siis lihtsalt pärast nagu vaatan siis, et mida see tähendab. Jah, üks variant, et mina näiteks selles värviraamatus oli ka need värvide tähendused seal ees kirjas, aga mina neid ei vaadanud, et ma vaatasin seda täpselt nii, kuidas mu sisetunne ütles.
mida muidugi öeldakse, et kui hakkab mingi värv väga domineerima, et siis see ongi see, mida sul on vaja nagu ravida endas. Et see on sinul nagu see nõrk koht, et seda sa hakkasid alateadlikult praegu tervendama. Et kui sa võtad väga palju, kas hakkab domineerima roheline või sinine toon, siis pööra tähelepanu, et mida sa nagu endast tervendama hakkasid, kus on see valukoht. Ja äriliselt, kui ma tahan endal nagu neid valukohti nii-öelda leida, siis ma vaatan ka värvide järgi või? Ja kuidas ma... Vaatad värvide järgi ja vaata neid sümboleid, sümbolite tähendusi siit kõrvalt. Et näiteks kui sa värvid, siis värvid neid viljapäid, siis mõtlegi, kuidas küllus kasvab, kuidas sul on kogu aeg nii-öelda leib laual, kuidas see viljapea küpseb ja sinu eesmärgid küpsevad, saavad täidetud. Kuidas ühest viljaterakesest kasvab suur viljapea, kus on hästi palju viljateri juba sees. Tegelikult selles kõiges on ikkagi mõtlemine, on ju, et kuidas ma endale seda küllust loon ongi sellega, et ma mõtlen ja samal ajal siis, kui ma mõtlen, siis ma nagu värvin. Just ja kuna mandalad on just selle koha pealt ka sellised kavalad, et sa ise paned selle oma soovi sisse, sina tead oma seda eesmärki, mis sa sinna panid, aga teised ei tea ja teised ei saa seda sellega nii-öelda kurja silmaga ära nullida. Nende jaoks on see lihtsalt pilt, mille sa paned võib-olla oma seal kontori seina peale. Nemad ei tea, mis on sinul see eesmärk seal taga. Või sa jood näiteks oma kruusist, kui tellid kruusi, sa paned sinna samamoodi nendele sümbolid, tähendused on kõrval, sa valid välja oma lemmiksümbolid, esitad nendele soovid ja ta hakkab sinu jaoks tööle, aga teised ei tea, mida sa teed. Et on selle koha pealt kaval. Okei, see on väga põnev. Kui ma ei oleks küsinud, siis oleksid rutanud ära ja mul olekski võib-olla see taotlus nagu jäänud siis ära, sest ma hakkasin kohe automaatselt viljapäid värvima, kusjuures ma värvisin kollasega. Ja mis see siis kollane minu jaoks tähendab siis? Et mul on... Kollane on ju küps viljapea. Küps viljapea, just nimelt. Nii, küps vilja. Okei. Näete, mis mul taotlus kohe lööma läks. Just. Nii ta tekib. Et tegelikult oleks väga põnev, kui te pärast oma mandaleid ka jagaksite, kui olete piisavalt julged näiteks sinna video alla kommentaaridesse. Et oleks huvitav vaadata. Oleks muidugi, aga ma küsin teiste käest ka, et kas te saite ka nüüd natukene targemaks mandalate teemal ja saite... Meil on veel küsimusi? Jah, kas on mingeid küsimusi Kristinile? Aitäh, kindlasti saime targemaks ja nüüd saame hakata nüüd edasi siis värvima ja minu poolt suur aitäh. Aitäh veel kord kutsumast, et väga põnev oli sellest ka niimoodi rääkida. Kas sul on varasemalt olnud siuke kogemus ka, et sa räägidki Zoomis sellel teemal või see oligi nagu esmakordne kogemus? Esmakordne. Täiega põnev. Ja tegelikult arvestades seda, et ma tegelikult olin ka väga kaamerapelglik, et aasta tagasi poleks ma julgenud seda väljakutset üldse vastu võtta. Et kes mind teavad, need teavad, et ma absoluutselt isegi tuttavatega vesteldes ei olnud nõus panema kaamerat sisse. Et ka see on tegelikult nüüd selle 3 aasta või õigemini viimase aasta nii-öelda järjekordne muutus, mis võiks samuti äkki mandalate arvele kirjutada. Rääkimata sellest, et mandalad on toonud mu ellu ka väga palju toredaid inimesi, kellega ma poleks muidu üldse kohtunud.
Sama siin, nii tore, et sa ikka, Kristin, olemas oled, on nii tore, et me sinuga tuttavaks saime. Ma loodan, et teistel on sama suur rõõm kui minul, sest ma olen tõesti väga tänulik ja ma olen tänulik selle õhtu eest ja ma saangi hakata siin usinalt siis seda mandalat tarvima ja ma tõesti väga tänan kõiki, kes te täna kohale tulite ja meiega siis seda õhtut siin veetsite. Ja kes siis ei saanud kohal olla, aitäh, et need saavad ju järgi vaadata minu Facebooki lehelt, et see video tuleb sinna ka või YouTube'ist. Ja kutsume kõiki reisiklubisse, reisime koos. Aitäh kõigile. Aitäh ja ilusat õhtut teile, head värvimist. Aitäh. Ja aitäh. Aitäh. Head aega. Ciao.